No nii, kui nüüd kõik panid tähele, siis Andres rääkis eurost, selle tähtsusest ja selle võimalikkusest, kuldsed sõnad. Vahepeal oled sa kolinud Eestist ära, õppinud ära küll eesti keele ja nüüd sa tuled ja räägid meile eesti keeles oma nägemusest. Ole kena, palun. Aitäh. Kuulen oma häält, mikrofon töötab. Vastab tõele, on eesti keel ära õpitud. Täna on jutt ja pildid eesti keeles. Pildid päris kõik ei ole. Ma just huviga ootasin, et mis sealt klipi pealt tuleb, aga õnneks väga hull ei olnud. Ma omalt poolt siis tänan kutse eest ja ütlen ära ka siis kohustusliku disclaimeri, et ma esitan oma isiklikke vaateid, mis tingimata ei pruugi täies ulatuses langeda kokku IMF-i omadega, aga ma arvan, et seal väga suuri erinevusi ka ei ole. Et mulle hästi meeldis see sissejuhatavad videoklipid, mis nagu väga ilmekalt näitasid siis seda, kui kiiresti asjad muutuvad ja kui raske võib-olla on tulevikku ette näha ja ma arvan, nagu selline konteksti loomiseks on see päris hea, sest et võib-olla kui astuda nüüd samm tagasi ja mõelda, et mida keegi meist arvas aastal 2000, mis toimub Eestis või maailmas aastal 2010, siis tõenäoliselt on väga vähe neid, kes ütlesid jah, 2000. aastate esimese kümnendi lõpul tabab maailma suurim majanduskriis pärast suurt depressiooni ja juhtub palju asju, mis ütleme Aasia kriisi, Vene kriisi, Argentiina probleemide järel, kus majanduskriis puudutas eelkõige arenevaid turge, siis täna me räägime palju rohkem probleemidest arenenud riikides. Nii et tulevikku vaatamine selles mõttes on selline tänamatu töö. Ja võib-olla nagu konteksti mõttes on ka nagu mõistlik siis silmas pidada, et maailmamajandus täna taastub suurimast kriisist pärast 30. aastaid ja samamoodi ei saa võib-olla päris kindlalt öelda, et maailmamajandus on täie tervise juures. Et kui me vaatame siin viimaste nädalate pingeid eurotsooni riigivõla kirjade turul, probleeme mitmetes riikides, siis kindlasti ei saa me öelda, et me oleme metsast väljas. Aga et mul on nagu 3 niisugust väiksemat või eraldiseisvat plokki, et kõigepealt niisugune lühem ettevaade, et kuidas IMF-i hinnangul maailmamajandus see käekäik paistab, mis oleks siis mõistlik majanduspoliitika sellises olukorras ja natuke ka pikemalt ette, sest ma arvan, et tänane selline kontekst ja hetkeseis, kus maailm on just õige aeg sihi seadmiseks. Mõned faktid. IMF hinnangul kasvab maailmamajandus see aasta 4,8%, järgmine aasta 4,2%. Nende numbrite puhul on alati see küsimus, et on seda palju vähe parasjagu, siis lihtsalt jällegi kõrvutuseks viimane 90-ndate keskmine majanduskasv oli madalam kui 4,8 või 4,2% ja tegelikult möödunud kümnendil oli ainult 3 aastat, kus majanduskasv maailmas oli kiirem kui 4,8, mille põhjal võiks just öelda, et tegelikult päris hea tulemus. Samas on erinevused väga suured ja majanduse taastumine on habras. Kui me vaatame arenenud riike, siis jah, see kasv on tegelikult mitte väga halb, aga samas on ta liiga madal, et taastada, luua uusi töökohti ja tööpuudus on võib-olla üks kõige tõsisemaid probleeme täna arenenud riikide juures. Samal ajal arenevad turud kasvavad väga kiiresti, ma arvan, et Meelis Strauks räägib teile oma esitluses täpsemalt, kuidas investorite poole pealt see paistab. Ja selles mõttes nagu see keskmine tulemus on võib-olla päris hea, aga ühelt poolt
on nagu veidikene ülekuumenemist just arenevatel turgudel ja samas on majanduskasv mõnevõrra nõrk arenenud riikides ja samas on hästi suured erinevused riikide vahel. Et lihtsalt üks väga kiire näide, kui me räägime arenenud riikidest, võtame siit samast kõrvalt Rootsi, siis Rootsi majanduskasv oli ligi 7%, Saksamaa on väga tugev, samas need riigid, kellel on suuremad probleemid kas panganduses, eelarvega, Iirimaa viimane näide siit, aga ka Ühendriigid on tegelikult kasv on palju nõrgem, kui ta võiks olla või kui soovitakse. Ja selleks, et järgmine kümnend oleks parem, peaks see majanduskasv olema paremini tasakaalustatud, ehk siis nendes riikides, kus riik endiselt majandust tugevalt toetab, peab erasektor võtma suurema initsiatiivi ja kasv peab tuginema rohkem erasektoril ja samamoodi nendes riikides, kus kaubandusbilanss on suures ülejäägis, on kasulik siis tugevdada sisetarbimist ja investeeringuid ja nii peaks koostöös tegelikult olema tulemus kõigi jaoks parem. Võrreldes suvega või möödunud kevadega ei ole väga suuri erinevusi selles, kuidas IMF maailmamajanduse arengut nägi. Võib-olla kõige suurem muutus on siis seotud euroala majanduskasvuga, mis on vaadatud ülespoole, aga nagu ma ennist ütlesin, on need kasvuerinevused riigiti väga suured. Et võib-olla nagu selle slaidi peal, mis on niisugune lihtne skeem, kuidas siis majandus pärast kriisi taastub, on nagu päris hästi näha, et kui erinevates punktides tegelikult on arenenud riigid ja arenevad turud majanduse siis taastumise tugevuse osas. Ehk siis see esimene samm, mis toimub, on riigi tugimeetmed, mis aitavad majandust taas kasvule, laovarud hakkavad kasvama, seejärel tulevad investeeringud loovad uued töökohad, inimeste kindlustunne kasvab, tarbimine suureneb, kõik on jälle nii, nagu peab. Teie poolt siis vasakul on 2 punast noolt, paremal on ka 1, aga vasakul on siis 2 punast noolt, mis näitavad, kui kaugele on vastavalt arenevad ja arenenud riigid jõudnud ja nagu te näete, siis arenevatel turgudel on erasektori roll palju tugevam, majanduskasv on palju kaugemale jõudnud oma siis jätkusuutlikkuse osas, samas kui arenenud riikides on keskmiselt seis endiselt suhteliselt nõrk. Ette vaadates nüüd järgmise aasta peale, siis võib öelda, et riskid võrreldes kevadega, selle aasta kevadega on kindlasti kasvanud, aga samas ei ole täna ka põhjust arvata, et maailmamajandus tervikuna võiks tagasi kukkuda suuremasse langusse või kriisi. Ja nii nagu ma ennist ütlesin, või esimese slaidi peal olid ka need numbrid väljas, siis keskmiselt see majanduskasv peaks jääma sinna 4% peale ja tegelikult ta peaks jääma IMF-i prognoosi järgi kuskil 4% peale maailmas ka 2012–2015 aastani, nii et iseenesest ei peakski olema olukord väga halb. Aga riigid on väga erinevad ja mis tähendab ka seda, et valikukohad majanduspoliitikas on erinevad ja sellist nagu universaalset soovitust, et tehke nii, siis saab asjad korda, täna nagu kindlasti anda ei saa. Võib-olla enne, kui ma siit edasi lähen, veel üks selline väike mõttetera, et möödunud kümnendil oli väga palju neid, kes arvasid või väga levinud mõtteviis, et kuna infotehnoloogia areng ja kasutuselevõtt on olnud väga suur, globaliseerumine on edenenud, innovatsioon on edenenud, et siis tegelikult maailmamajandus suudab kasvada ja riigid suudavad kasvada palju kiiremini, kui nad võib-olla pikaajaliselt on ajaloos kasvanud. Ja selline uskumus või veendumus tootis optimismi, investeeringuid ja loomulikult aitas kaasa ka mulli tekkele ja kui me nagu täna tagasi vaatame, siis
siis ma arvan, et kui midagi on kindlat, et siis niisugused majanduse põhid ja tõed peavad ikkagi paika. Ja võib-olla sellest lähtekohast siis on mõistlik vaadata ka majanduspoliitilisi valikuid. Nii nagu ma alguses ütlesin, siis täna ei saa tingimata öelda, et maailmamajandus oleks veel nii hea tervise juures, et näiteks võiks rahapoliitikat karmistada universaalse reeglina. Jah, mõnedes riikides, kus majandus on ülekuumenemas, on see mõistlik, kuid väga paljudes, eelkõige just arenenud riikides, peab rahapoliitika jätkuvalt majandust toetama, senikaua loomulikult, kuni inflatsioon püsib madalala. Ja ka finantssektor vajab endiselt tuge, kuigi seal on, ma arvan, edasiminek ja areng olnud tervikuna positiivne ja võib-olla kardetust mõnevõrra parem, aga jällegi erinevused, nii nagu riikide puhul, on ka siin väga suured. Ja võib-olla kõige olulisem on tegelikult kõik see, mis puudutab riigi rahanduse olukorda ja väljavaateid, mitte ainult järgneva paari aasta kontekstis, aga pikemalt ette vaadates. Ja loomulikult, kui me räägime eelkõige arenevatest turgudest, siis kõik reformid, mis puudutavad turgude avamist, haridust, tervishoidu, pensionisüsteeme, investeeringuid infrastruktuuri, et need kõik on väga vajalikud suurendamaks siis inimeste valmisolekut või tarbijate valmisolekut just arenevatel turgudel rohkem panustada tarbimisel ja seeläbi tasakaalustada maailma majanduskasvu. Et rahapoliitika juures, nii nagu ütlesin, sõnum on väga, ühelt poolt väga lihtne, et see rahapoliitika tugi, madalad intressid on jätkuvalt vajalik, kuid teisalt tuleb ka väga selgelt aru anda, et täiendav mõju on üsna piiratud, sest intressid on juba praegu väga madalad ja kergendust ettevõtjale või eraisikust laenuvõtjale intressid edasise langemise näol väga palju ruumi tegelikult ei ole ja samamoodi väga paljudes arenevate turgude riikides on tegelikult nagu märke uue buumi tekkimisest, ülekuumenemisest, nii nagu ta oli selle kriisi alguses. Nii et niisugune erinevused jällegi on väga oluline märksõna. Et kui me läheme pankade juurde, siis ma arvan, siin on nagu kaks head uudist. Natuke nüüd tagasi mõeldes ajas, siis kriisi algusaastal oli üks suur nagu ebamäärasuse, ebakindluse allikas see, et keegi ei teadnud, kui suured on pankade laenukahjud ja see erinevus juba maha kantud kahjude ja oodatavate kahjude vahel oli väga suur, ehk siis see osa, mis sellel joonisel on kollane. Et tänaseks on see vahe jäänud päris väikseks ja tegelikult on ka hinnangud kahjumitele muutunud mõnevõrra madalamaks, ka IMF enda oma on hetkeseisuga siis 2,2 triljonit, mis on siis kogu nende kriisiaastate peale kokku, mis on finantssektoril nagu maha anda tulnud või see väike osa veel seal on jäänud. Nii et selle koha pealt on nagu ebamäärasust täna kindlasti palju vähem. Teine hea uudis on see, et pankade kapitalipositsioon on paranenud, pangad on suurendanud oma kapitali ja seeläbi peaks olema nende võime, et majandust rahastada parem ja samamoodi parem ka võime siis uute regulatsioonide nõudeid täita. Nii et kaks head uudist on panganduse poole pealt kindlasti öelda. Nüüd samas on nagu väga selge, et olukord finantsturgudel ei ole normaliseerunud. Kui me vaatame näiteks pankade riskipreemiaid, siis need on endiselt üsna kõrgel ja siin viimastel nädalatel, viimastel päevadel on ju turud olnud väga siuksed heitlikud ja väga otsene seos on tegelikult pankade ja riigi omavahelise
või pankade siis rahastamistingimuste ja riigi rahanduse olukorra vahel ja igasugune ebakindlus ühes või teises valdkonnas teeb tegelikult päeva lõpuks raha hinna kallimaks. Ja teine niisugune tõsisem väljakutse, mis pankadel on seotud nende ärimudeliga, eriti nendel pankadel, kes siis on kasutanud turult raha kaasamist selleks, et oma laenuportfelli laiendada ja järgneva 2 aasta jooksul on see refinantseerimisvajadus suurusjärgus $4 triljonit, mis on üsna suur hulk raha. Tavatingimustes ei ole see suureks probleemiks, aga kui turud on heitlikud, ebakindlad, siis on see kindlasti kulukam, nõuab suuremat pingutust ja kindlasti aitab selles mõttes ebakindlusele kaasa. Nii et need on nagu siis 2 võib-olla niisugust negatiivsemat sõnumit panganduse poole pealt. See on slaid, mis mulle tegelikult oma valikust kõige rohkem meeldib. Ja kui te vaatate, siis aastaks 2010 on G7 riigid oma võlatasemelt jõudnud samale tasemele, kus nad olid teise maailmasõja järel. Õnneks vahepeal sõda ei olnud, aga sellele vaatamata on võlakoorem märkimisväärne. Headel aegadel ei olnud sellega suurt palju probleemi, turud leidsid, et see on mõistlik, seda võib finantseerida. Täna on loomulikult olukord muutunud. See näide käib nüüd küll ainult G7 kohta ja riikide, siis individuaalsete riikide positsioonid on erinevad, aga see võtab nagu minu jaoks väga hästi kokku selle, et kui oluline on just ette vaadates fiskaalprobleemide lahendamine. Ja lihtsalt üks väike näide, kui kiiresti on hinnangud muutunud, et kui vaadata nüüd 2 IMF-i prognoosi, millest üks oli tehtud siis 2009. aasta jaanuari alguses, selle teadmise kohaselt, mis siis oli, ja teine selle aasta sügisel, siis 2 prognoosi vahe selles, kui palju võlakoorem kasvab, on arenenud riikide puhul 10%. Ja see on nagu päris suur muutus 1 aasta kohta. Arenevatel turgudel on see vahe palju väiksem ja et see tegelikult osalt peegeldab ka neid õppetunde või muutuskäitumises, mis arenevatel turgudel pärast Aasia kriisi oli. Nüüd, kuna see võlakoorem on hästi suur, siis on ta tegelikult väga tundlik igasuguste muutuste suhtes. Näiteks, kui maailmamajandus peaks kasvama umbes 1% vähem kui see, mis on IMF-i baasprognoos, siis sellel vertikaalteljel on näha, kui palju suureneb konkreetsete või siin selles valimis olevate riikide võlakoorem ja ka siin on näha, et need muutused on märkimisväärsed, et siin ligi 20%, kui me räägime Jaapanist või Kreekast ja teistest riikidest, kus on kõrge võlakoorem. Kui siia juurde lisada nüüd veel ka intressimäära muutus, ehk siis uus võlg, mida riigid peavad refinantseerima või defitsiidi rahastamiseks võtma, et siis see pilt nagu näeb veel halvem välja. Nii et võib-olla see riigirahanduse olukord globaalselt ja eriti just arenenud riikide puhul on nagu üks nõrgemaid kohti ette vaadates. Ja kui ma ennist rääkisin seda, et pankadel on hästi suur refinantseerimisvajadus, siis tegelikult on järgneva aasta lõpuni väga suur refinantseerimisvajadus ka suurel osal riikidest. Ja nagu te näete, siis see kollane osa puudutab puhtalt seda raha, mis on vaja
siis jooksva defitsiidi katteks ja siis see punane on seotud olemasoleva võla refinantseerimisega. Nii et kui te nüüd võtate see 4 triljonit, mis ma ütlesin pankade kohta ja paneme siia selle riikide raha juurde, refinantseerimisvajaduse juurde, et siis see on nagu märkimisväärne kogus, mida turult soovitakse rahastada ja kus investorid peavad oma raha paigutama. Kas nad seda soovivad, mis tingimustel, mis hinnaga, et need on kõik olulised küsimused. Ja seetõttu on riigirahanduse reform täna ka väga selgelt vajalik, et mitte öelda hädavajalik, kiire. Vahemaa nüüd nendest tulpadest rombini on siis see, mis oleks vaja, et täiendavaid meetmeid eelarve poolel, et siis jõuda sellisele eelarvepositsiooni, et võlakoormus stabiliseeruks ja hakkaks kahanema. Ja nagu te näete, ka siin on riikide vahelised erinevused märkimisväärsed. Ja eks see on alati küsimus ka sellest, et kui palju on ühes või teises riigis siis ühiskond valmis neid muutusi tegema, mis tempos, aga fakt on see, et need muutused tuleb varem või hiljem ette võtta, mida ajalugu ja kogemus on näitanud, et kõik muudatused, mis tehakse kulude poolel, on palju püsivama iseloomuga. Samamoodi on praegu väga hea aeg leppida kokku, milline on keskmise perspektiivi või pika perspektiivi fiskaalreeglid, fiskaalraamistik, näiteks sellised elemendid nagu kulupiirangud võrreldes möödunud perioodiga või siis võlataseme vähendamise eesmärk või teatud juhtudel ka siis reservide eesmärk, et need on nagu kõik sammud, mis tegelikult on praegu väga mõistlik läbi rääkida ja ka ellu rakendada. Et siit nüüd natukene pikemalt ette vaadates, et millised muutused maailmamajanduses võiksid aset leida, siis ma arvan, et üks asi on üsna kindel, et konvergents maailmamajanduses jätkub, need samad trendid, mis siin on juba pikemat aega olnud, kus arenevate turgude osatähtsus maailmamajanduses kasvab ja arenenud riikide osatähtsus väheneb, et need kindlasti, või mitte kindlasti, vaid tõenäoliselt jäävad püsima ja võib-olla arenevate turgude juures, et siin on kindlasti nagu mitmed eeldused, et selline konvergents saaks jätkuda. Ma arvan, et need on väga hästi teada enamikele Eesti poliitikakujundajatele, ettevõtjatele, et nagu väga olulised lihtsad reformid, et sul on institutsioonid korras, majanduspoliitika läbipaistev, juhtimine läbipaistev heal tasandil nii avalikus sektoris kui erasektoris, haridus, kõik need samad teemad, mille üle ka Eestis täna väga palju räägitakse, et ainult sel juhul saab see konvergents jätkuda ja on ka samamoodi selge, et tegelikult ostujõust jätkuvalt on väga suur osa või enamus osa endiselt arenenud riikide käes ja kasvu poole pealt loomulikult on just arenevad turud need, kus see turg täna kasvab ja laieneb. Ja seetõttu ei ole, ma arvan, ka väga palju imestada, miks täna liigub raha arenenud turgudelt rohkem arenevatele turgudele, kui vaadata kas või neid samu majanduskasvu erinevusi. Ja see on ka üks põhjus, miks on olnud väga palju niisugust pahameelt või kriitikat näiteks Ühendriikide rahapoliitika üle, eriti nende viimase otsuse üle suurendada riigivõlakirjade ostu keskpanga poolt, mis siis
on tekitanud etteheiteid valuutaga manipuleerimise pärast, niinimetatud valuutasõjad, mis nagu raskendab kõik kindlasti majanduspoliitika teostamist ka arenevatel turgudel, kuid kokkuvõttes, mis loeb nagu rohkem, on just siuke, et kuna tegemist ei ole minu arvates nagu selles mängus nullsumma mänguga, ehk siis ei ole nii, et see, mis mina võidan, keegi teine kaotab, vaid pigem on võimalik ka koostööd tehes seda kooki suurendada, jagatavat kooki suurendada, nii et kokkuvõttes on võimalik kõigil natukene rohkem võita. Ja võib-olla lihtsalt nagu üks näide, kui nüüd näiteks investorid globaalselt peaksid muutma oma eelistust, geograafilist eelistust, kuhu need raha paigutaksid 1% võrra, siis selle tulemusel rahavood, mis liiguksid arenevatele tulgudele, on siis selle vasakpoolse slaidi kollane tulp, on sisuliselt suurusjärku, mis ületab möödunud perioodi tipptasemeid, ehk siis väga väikesed muutused portfelli jaotuses põhjustavad muidugi väga suuri muutusi ja rahavoogude liikumist arenevatele turgudele. Ja noh, nii nagu ma ennist ütlesin, et see on seotud kasvupotentsiaaliga, veendumusega, et arenevatel turgudel on teenimisvõimalused täna paremad kui arenevatel. Ja võib-olla natuke veel pikemalt ette vaadates, et siis on nagu kaks suurt valdkonda, kus kulutused kasvavad. Esimene neist on seotud pensionitega, ehk rahvastik vananeb ja mida vähem on pensionisüsteemi reformitud, seda suuremad on need kulud, mis siis tulevastel maksumaksjatel või tulevastel põlvedel tuleb katta. Ja see on nagu üks täiendav argument selle väite kasuks, kui oluline on just praegu juba pikemalt ette vaadata ja rääkida ka ja kokku leppida sellised eelarvereeglid ja raamistikud. Ja samamoodi tervishoid on teine valdkond, ehk et inimesed elavad kauem, mis iseenesest on hea asi, aga see tähendab, et kulutused teatud valdkondades nagu tervishoid, toetused, pensionid, et need kõik suurenevad. Ja demograafiline areng maailmas on nii, nagu ta on, nii et selles mõttes need on nagu kaks väga olulist teemat, millega tuleb juba praegu tegeleda. Ehk siis kokkuvõtteks, et täna oleme me siis seisus, kus maailmamajandus küll kasvab, aga see kasv on habras, geograafiliselt väga ebaühtlane ja seetõttu on ka majanduspoliitilised valikud mitte nii ühte suunda, nagu nad olid kriisi tipphetkel, vaid on rohkem riigipõhised, kuigi on ka selliseid läbivaid sarnaseid jooni. Ja viimane märkus, et see, mis nagu aeg-ajalt ikka tundub, et nüüd me teeme teistmoodi, seekord on teistmoodi, et tõenäoliselt ka järgneval kümnendil kehtivad need samad majandusseadused, nii nagu loodusseadused ja kui miski asi paistab väga palju nendest eemale liikuvat, et siis tõenäoliselt on seal midagi viltu. Ma siinkohal lõpetaks, aitäh! Aitäh Andresele, kas on küsimusi? Et Andres rääkis nüüd väga keerulist juttu. Üks küsimus on seal, jah, palun, keegi mikrofoniga sinna. Nii, Juhan Värk, ma olen Eesti-Ameerika Äriakadeemia dekaan ja minu küsimuseks on, et kuidas te hindate maailma rahaturgude muutust peale USA Föderaalreservi juhtkonna otsust
trükkida juurde 7 triljonit dollarit rahatähti. Ja teine küsimus, et kuidas võiks maailma majandus muutuda, kui surve eurotsoonile nii-öelda võlakoormusega kasvaks ja täitub Angela Merkeli selline nägemus, et tehakse eurotsoon kahetuumseks. Minu isiklik arvamus nendes 2 küsimuses. Esimene, mis puudutab Föderaalreservi rahapoliitikat, et ka mulle endale ühel hetkel tundus, et see on niisugune vähemalt 2 otsaga asi, et kas tegelikult majandus siis saab tänu sellele parema hoo sisse või mitte, et seal on nii pluss kui miinus argumente, aga ma nagu enda jaoks vastasin sellele sedasi, et mis on nagu parem, kas istuda ja oodata ja mitte midagi otsustada või proovida erinevaid lahendusi. Ja selles mõttes ma arvan, et proovimine on alati parem, et mis on oluline, et see eksperiment ei väljuks kontrolli alt ja kui me räägime sellest 600 miljardist dollarist, siis see ei ole ju raha, mida käiakse korraga välja. Et seda on võimalik ajatada, vaadata, kuidas asi muutub ja tegelikult täna ei saa keegi väita, et see 600 miljardit ka ära kulutatakse, nii et et see on Föderaalreservi otsus ja kindlasti tehtud parimad soovides. Nüüd see, mis puudutab eurotsooni 2 kiiruselist või 2-tasandilist eurotsooni, ma arvan, et üks õppetund, mida see kriis on väga ilmekalt näitanud, on see, et eurotsooni kuulumine iseenesest ei tähenda, et asjad on kõik korras ja lahenevad puhtalt rahapoliitika toel. Et ma arvan, et see on fakt, et erinevad eurotsooni riigid on erineva raskusastmega probleemide ees ja kui me vaatame veel kord, et Saksamaa ise, et Saksa majandus on tegelikult ju kasvanud väga hästi, Põhja-Euroopa ja nendes riikides, eurotsooni riikides, kus täna on probleemid, need on paljuski seotud just eelarve poolega, mis ei ole nagu unikaalsed ja mis vajavad lahendamist, nii et ma arvan, et mida ühtsem on eurotsoon, seda parem. Kas ühtne eurotsoon tähendab seda, et kõik riigid eurotsoonis kasvavad ühesuguse kiirusega? Ma arvan, et mitte. Aitäh. Kas on veel mõni küsimus saalist? Ma tahtsin ise ka küsida, et nagu natuke lihtsamalt ka asju, et keeruline jutt, et mul on üks lihtne küsimus, et kui sa nüüd lähed Lätti näiteks, Lätis sa väga palju ei rääkinud, et kuidas sa tunned ennast? Kas sa tunned ennast kui armastatud omanik või kui vihatud võlausaldaja? Ma arvan, et Läti on selles mõttes üks, võib-olla võib öelda, et edulugudest, millest seal absoluutselt ei usutud. Et Läti oli ju täielikult maha kantud sellel hetkel, kui Läti hakkas oma majandust uuesti rajale aitama ja mitte keegi, väga paljud, enamik ei uskunud sellesse, et Läti tuleb sellest kriisist välja, et ta suudab hoida kurssi, suudab oma eelarvet kärpida selles ulatuses, mis varasema kogemuse põhjal oli nagu enne kuulmatu. Et kui ma nüüd ei eksi, et ma ei ole nagu Lätis käinud, selles mõttes ma saan praegu ainult hüpoteesi teha, aga minu teada IMF Lätis ei ole teps mitte vihatud, et mõnes teises riigis see on teistmoodi, aga Läti puhul minu meelest on asjad päris hästi ja selles mõttes mul on nagu isiklikult hea meel, et neil see asi töötas. Okei, sellega praegu lõpetame, aga meil on siin kõigile esinejatele ka kallid kingitused. Ma väga kaldis, siis ma pean deklareerima. Kuule, endise Eesti Panga asepresidendina ma ei oska öelda, mis sa tegema pead. Need raamatud sa võid tõenäoliselt ilma deklareerimata võtta. Ameerika toll ei pea meid kinni selle. Üks on raamat, mille pealkiri on Liberalism, selle on kirjutanud Ludwig von Mises ja siis on Raha võidukäik on teine raamat, väga ilus. Aga lisaks sellele midagi tõesti unikaalset. Täna kell 11 emiteeris Eesti Pank viimased Eesti kroonid,
mündid. Ja üks neist, hõbemünt, on meil ka täna anda kõigile esinejatele. See on tõesti erakordne kingitusest, rohkem Eesti kroone enam ei tehta. Ja peale selle on ta väga ilus. Aitäh sulle! Aitäh! Selle viimase kingituse üle mul on nagu eriti hea meel, sest lisaks selle, et ta on väga ilus, et mul on nagu ka personaalne seos krooni sünniga ja selles suhtes soovime teile kõikidele edu ja jõudu ja tarku otsuseid oma äris. Aitäh! Aitäh, Andres!